Intuitsiooni kuulamine, mulle üks südamelähedane teema ja meil kõigil on antud intuitsioon, sisemine tunnetus, südamejuhatus, kuidas keegi armastab seda nimetada, meie sisemine kompass, mis tegelikult näitab meile teed ja juhib meid õigetele radadele. Ja mida rohkem me õpime seda sisemist tunnet, intuitsiooni kuulama, seda selgemaid ja tugevamaid sõnumeid see meile tegelikult saadab. Ja tihti on see, et sa tunned mingit tugevat tunnet endas või sa saad aru, et miski asi ei ole päris see või et midagi ei klapi või mõne inimesega on mingi selline imelik tunne, siis usalda seda, ära eira seda, see tunne ei valeta sulle. Me tegelikult alati tunneme ära, kui midagi on valesti. Aga iseasi ongi see, kas me tahame seda alati tähele panna või kas me tahame seda kuulata. Ja mida me kipume tegema on see, et oma loogilise meelega sekkuma või ongi just, et eirama neid sõnumeid. Ja minu meelest on hästi oluline, et me tegelikult igaüks saaksime tagasi selle suurema ühenduse, kontakti oma enese tunnetusega, tunnetuslikkusega, intuitsiooniga, oma väega, et me järjest vähem nagu peame toetuma, ütleme, välisele või saama neid vastuseid kusagilt väljaspoolt. Et ennekõike me oskaksime aidata iseennast ja me saame need vastused endast kätte ja kui tõesti ei saa või vahel mingeid teemasid on parem, kui kõrvaltvaataja meile peegeldab või ütleme mingit traumatööd või teraapiat, aga võib-olla sellised ütleme lihtsamad, kas igapäevasemad teemad või midagi, millesse tihtipeale võib-olla otsid nagu välist kinnitust või teadmist, et keegi sulle ütleks, et jah, on nii, kuigi tegelikult sa nagu tead neid asju võib-olla enda sees täpselt samamoodi. Ja miks tihti käiaksegi võib-olla ennustajate või selgeltnägijate juures, et ma ei tea, kas olete käinud või mitte, et mina kunagi olen ja isegi päris tihti käisin ja iga kord tegelikult oligi see, et ma ei saanud sealt midagi uut teada, vaid et ma sain kinnitust nagu sellele tundele, mis tegelikult minus juba olemas oli, aga mul nagu puudus selline enese usaldus, et ma nagu ei usaldanud seda ja ma tahtsin, et keegi mulle kinnitab seda, et jah, on nii, et sul on õigus, et sa tunned nüüd õigesti. Aga tegelikult see minu intuitsioon ja sisemine hääl rääkis minuga kogu aeg, aga lihtsalt mul oli vaja, et keegi nii-öelda, kes siis kaartide pealt või oma nagu intuitsiooni või selgeltnägemise pealt mulle seda nagu veel kord kinnitaks, sest et ma ei uskunud nagu iseendasse piisavalt või et ma ei usaldanud ennast piisavalt. Ja hetkest, kui ma ikkagi hakkasin nagu järjepidevalt oma seda intuitsiooni kuulama, siis tegelikult seda hakkasid nagu asjad muutuma, asjad hakkasid juhtuma ja kogu see teekond on nagu viinud mind aina rohkem mulle endale lähemale ja sellele elule, mida ma olen nagu soovinud elada ja see on juhtinud mind nagu õigetele radadele, et nüüd ma nagu tunnetuslikult teen need valikud ikkagi nagu läbi iseenda ja kui mul tulebki mingi nagu tunne, siis ma tõesti kuulen seda ja see intuitsioon on ajas läinud väga palju tugevamaks. Ja ma mäletan nii selgelt seda, kus mul oligi võib-olla selline intuitsiooni ja tunde ja juhatuse ja ütleme mõistuse plokk, kui ma olin läinud lahku oma pikaaegsest suhtest, kus ma tegelikult ka tundsin kogu aeg, et midagi on valesti ja need asjad ei pea nii olema ja et minu jaoks on tegelikult midagi palju paremat ja ma olen väärt rohkemat. Ja see inimene nagu hoiab mind pigem nagu tagasi elamast seda elu, mida ma tegelikult sisimas nagu tean, et ma võiksin ja saaksin elada. Aga ma ei astunud neid samme. No seal on muidugi ka erinevad põhjused, et ongi nagu see
enesekindlus, eneseväärtustamine, aga noh, jällegi ka nagu see tunde kuulamine, tegelikult kui see tunne on nagu nii tugev, ütleb sulle, et kuule, et midagi on valesti, siis tegelikult nagu tuleks seda kuulata. Et tol hetkel ma kuulasin seda jah nii palju, et ma hakkasin käima nagu teraapiates ja ma jõudsin nende algpõhjusteni, et miks üldse sellised nagu olukorrad ja inimesed minu elus on. Ja teine selline nagu väga tugev tunne, kus ma lihtsalt ei saanud enam seda intuitsiooni eirata. Üks oli see, kui ma pidin palgatöölt ära tulema. Seda ma lükkasin nagu kogu aeg ka edasi, et ma ei teadnud, kuidas ma rahaliselt hakkama saan. Samas ma tundsin, et ma olen nagu juba läbi põdenud, et mul on vaja nagu puhkust, et tahangi võtta aja maha, nagu vaadata elu värske pilguga, et mida ma üldse teha tahan, et ma tahan reisida. Ja see tunne oli nii tugev, aga jah, et minus olid nagu need hirmud, mis on ka loomulik, et ongi, et kuidas ma nagu majanduslikult hakkama saan ja kas see on nagu õige tegu ja et mul on ju stabiilne töö, hea palk nagu, et tegelikult on ka töö okei. Aga lihtsalt nagu see tunne oli see, mis ei lasknud mul enam olla ja ma võtsin selle otsuse, hüppasin nii-öelda mingis mõttes tundmatusse. Ja see oli parim otsus üldse, mis ma teha sain. Ma olin siis pool aastat tööelust täiesti eemal, ma võtsin selle aja ise endale, saamaks aru, mis on need uued suunad, mida ma teha tahan. Ma sain ilusti rahaliselt hakkama, ma sain reisida ja peale seda läksin siis siiski palgatööle tagasi, kuna mulle tehti väga hea pakkumine ja ma leidsin nagu töö, mis sobis mulle nagu loomu poolest rohkem, kus mul olid piisavalt head töötingimused ja võimalused, et ma sain ka nii-öelda nagu oma ettevõtlust selle kõrvalt teha. Ja järgmine selline murdepunkt oli see, kus ma olingi läinud sellest pikaaegsest suhtest lahku. Ma olin just käinud üksinda reisimas ja ma tulin tagasi, siis ma käisin veel palgatööl ja mul oli nagu kange pissi häda või nagu lihtsalt nagu mingi selline pakitsus ja kipitus, et noh, mis ei anna sulle rahu, et sa pead minema baalile ja ma ei osanud seda kuidagi loogilise meelega seletada, et nüüd, et ma just tulin puhkamast, et kuidas ma nagu üldse uuesti puhkust saan, sest et mul oli kogu aeg see, et sa 2 nädala pärast pead minema või et sa pead nagu võimalikult ruttu minema või kohe minema. Ja siis mõtlesingi, et kuidas ma uuesti puhkust saan, kuidas ma töö juures oma asjad ära korraldan. Et jällegi, et ma ju alles puhkasin, et mis mul sinna baalile vaja minna, et see tundus kõik lihtsalt nii ebaloogiline. Ja jällegi see tunne oli nii tugev ja ma otsustasin seda intuitsiooni kuulata. Töö juures ma sain asjad kõik väga ilusti kokku lepitud, sain puhkuse, rahaliselt olid asjad korras ja 2 nädala pärast olingi ma siis baalil ja ma võin öelda, et see reis oli täiesti elu muutev. See kontakt minu endaga, mis seal tekkis, naiselikkusega, mingi tohutu avanemine, avardumine, nii paljud, ütleme, pusletükid ja jooksid nagu kokku, miks on millekski head, miks on millekski vajalikul. Ma vaatasin uuesti üle, et kuidas ma nagu senini olen elanud ja kuidas ma tegelikult tulevikus tahaksin elada, et kuidas ma tahaksin ennast tunda, milliste inimestega ümbritseda, mida teha, kus töötada ja milliseid suhteid üldse luua. Ja ma lõin seal täiesti nagu õitsele ja särama, sain sealt oma esimese ettevõtlusmõtte. Ma kohtusin seal oma praeguse elukaaslasega, ja ma saingi aru, et see on keskkond, kus ma kindlasti soovin ennast tulevikus pikemalt elamas näha, et sellest visioonipildid on mul tegelikult juba üsna ammu olnud ka nendest aegadest, kui ma teraapias mingeid rännakuid ja regressiooniteraapiat tegin, et alati on nagu mingid pildid ilmunud mulle visiooni. Ma ei ole nagu päris täpselt aru saanud, et mida see siis tähendanud on. Ja ühesõnaga tahangi sulle öelda, et võta kuulda seda, mis su süda ja tunne sulle öelda tahab. Ja see intuitsioon ei ole sulle antud niisama, et ära eira seda.